kuidas see asi käib. Oi, nii suur. Ei tuleb küll kaugelt ainult vaadata. Ei ole midagi. Ma teen siin mingit nalja. Ma teen Helpointis pausi. Jaa. Minu aeg esmaspäeval. Ei ole muidu kaasa võtavad. Ised lõbusad. Oi, need on ju väga toredad kiivrid. Ei jah, näete kõik toredad välja. Kas see seisab ka või? Ta ei pea seisma, ta peab peas olema. Ta peab peas olema. See on nagu munakoor. No, aga sa näed väga ilus sellega välja. Tõesti. See sobib sulle, jah? Siin on, kõik on nagu ühe suurusega või? Nii on. On jah? Mul on Keera siia. Ebapärane suur pea. Ei, nüüd on ka parem. Ei, ta on ikka loksuga siin. Ta peab olema ikka vist nii. Ja nats palju see. Seda oleks jätta. No nutsukene jälle võtan peast ära. Ja see on niisugune mängimine, et see õige koht leida. Ei ole normaalne pea. Nii, värvi valida ei saa. Värvi valida ei saa. Mina oleks muidu võtnud punase, aga noh. Kõik saavad ühesugused ja see ongi väga hea. Nii, et vaat see on see maastikutõukeratas, et näha on, et linnarattaga on tal ikka erinevus suur. Esimene ratas on selline suur, rehvid on suure mustriga ja siin on tuleb järgi viida. Aga oli ettevaatlik peab olema. Kaua lala! Ma lähen, minge, ma lähen siis jala esimese otsa, las keegi läheb rattaga. Ma kardan. Ma lähen jala siis kohe järele. Ma lähen siis järele. Sellega. Tule. No näed, Silja tuleb. Oh, Priit, pane mööda. Algus oli hirm. Vaatama seda põhisevat koske. Ja ikka selline mõnus traditsioon, aga enne natuke näiks ka. Tore. See on ka madal siin või? Me arvasime, et kui on külaliin jookseks, me peame ka jooksma. Neitsikoobas. Ja räägin teile kiirkorras ka selle loo ära, et räägitakse, et kunagi elanud selles koopas kuldsete justega neiukene, kes oli virk ja kraps. Et aga muudkui ketras ja kodus kambast helgedel oli mingid probleemid hingamisega. Need olid siis siin taevaskodade sanatooriumis. Ikka sellepärast, et õhk on siin väga puhas. Ja vanad kokatädid rääkisid, et kunagi elas seal hoopis nõid. Ja nõid oli kuri ja vastik vanamoor. Käis ja röövis ümberkaudsetest küladest ära väikesed tüdrukud. Tõi siia koopasse ja pani tööle. Algul olid nad ju väga õnnelikud, poolvennad on tore, näed, polegi ammu näinud. Nad jalutasid siin perve peal, tollel ajal ei olnud neid piirdeid. Kõik oli väga sõbralik. Ja korraga läks aga see asi käima ja lõpuks tuli välja, et lapsest saadik vastik olnud ja siis Iivo Schöckenberg võttis vaikselt kaablini pistuda. Suur harjumus ühega. Ja ma ei oskagi teisega, ma proovisin. Ma ei lähe üldse edasi. Kohe vingerdama. Kohe vingerdama hakkan täiesti. Mees, kes pidi olukorda päästma ja palgi välja võtma ja
hobuseid tõkestama. Ja no näed, juhtus nii, et hobune kukkus ja tagurdas. Hästi ilus hobune. Muidugi ei olnud see planeeritud, see lihtsalt niimoodi juhtus. See on päris põhitegelane ja siis ups, saab surma. Kuidas ta surma sai, kas mäletate? Ei, tulistas. Jaa, visati tüllast välja ja siis tulistas. Kes tulistas? Ivo. Jah, ta oli ennast ära maskeerinud, kelleks? Mungaks, jah. Terve tee ei rääkinud, kui noogutas ja nii see asi läks. Kummaga olen kaljus? Jaa, ja kui te arvate, et äkki ta siis läks nagu alla, kui me läheme teise poole, siis te näete, et ei, sealt poolt on see... Mis jõulupuu? Ei, see on siin õina. nii, Kaisa, lähed sinna sisse, jah? Jaa, ma ja vaatad, kas sa saad välja või ei saa? Jaa, ma tegelikult olen see nõi, Kas sa saad välja või ei saa? kes elab siin nõiakoopas. 8 korda nägu pestes saate ilma tervemaks ja nooremaks. Ohoh, Ja aga kui 9 korda silma silmi ravivõime kustutakse silma haigeks. kas dušikeemi on kaasas? Rääkida ei tohi, Kaisa. Ma kosin. Väga ilus päike paistab, meil ei saa üldse. Lubas viimast, aga ei ole. Keegi ei teadnud. See pind. Minu pilt. Siis seal on kõrgpiile, veidi tšillit. Tšilliga võib olla veidi ettevaatlik, et see võib kõrgu kinni jääda. Küsin juurdegi. See on röstitud paprikakaste ja siis on peal meie oma ja kartulistatud friikad ja siis natuke küünslaugu majoneesi kõrval. Super, aitäh, kõlab hästi. Aga ega inimesed jäävad taha. Me varjame ära nii, et hoone peal. Kas ma olen nagu väiksem või?